tere tulemast minu esimesse YouTube'i vlogi. Seda on väga veider praegu öelda. Kell on reaalselt mingi 6-10 minutit ja me kõnnime Eliniga praegu 2 kilomeetrit rongipeatusesse, et sõita pearaudteejaama. Meie sihtkohaks täna on Kopenhaagen, kus ma ei ole mitte kunagi varem käinud, aga Elin on selle ekspert ja tema on minu isiklik tour guide sellel tripil. Nii et eks näis, mis ta meile välja on mõelnud, kuhu me kõik lähme. Vihma sajab. Me oleme nüüd bussis ja me sõidame 4 tundi Odensesse. Vähemalt me saime kõrvutikohad. Ma olin surprised, sest me saime suht viimasena siia bussi peale. Väike vahepeatus. Me jõudsime just Taani. Me oleme kuskil Taani piiri ääres. Seal on mingi tankla. Me käisime just vetsus ja bussisõit siiani on väga rahulikult sujunud. Ma kuulasin terve tee salajuttude podcasti ja ma naersin põhimõtteliselt terve aeg peaaegu, nii et ma ei tea, mida need inimesed seal minust arvasid. We didn't sign up sellele ilmale. Me jõudsime Odensesse bussiga ja nüüd me istume siin kuskil rongis. No see on õige rong, see on see, mis pileti peal on, aga seal ühesõnaga seal pool on ka teine rong, mis läheb kiiremini Kopenhaagenisse ja meile öeldi, nagu 3. või 4. sellelt võite minna, aga nagu meie pileti peal ei ole see rong, nii et me ei julge minna sinna, ma ei julge riskida. How to budget travel. Võtate söögikordi kaasa. Mul on siin mingisugune bulgurisalat. See lõhnab päris hästi. Proovime nüüd seda. Noh, natuke kuiv ta on, aga täitsa söödab. Aga ma mõtlesin, ma näitan ka, mis asju ma veel võtsin kaasa snackideks, et ei peaks neid ostma, sest Taani on väga kallis. Sellised soft cookies, maisivahvlid, kummikommi, pähkleid, mingisugused snackid, beebipüree ja enne mul oli smuutiga, aga smuuti ma juba jõin ära. Seal on vesi, oodake, te peate seda nägema. Nüüd me lähme selle suure silla peale ju. Ma nüüd naudin kohe enda toitu selle imelise merevaatega. We made it to Copenhagen! Kahjuks päikest ei ole, on pilves, õnneks ei saja. Esimene tähelepanek oli see, et väga palju rattaid, of course. Teine tähelepanek oli see, et valgusfoorid ei vilgu. Me otsime nüüd enda hosteli ülesse. Ma olen nüüd enda kapslis. Ma ei saa väga kõvasti rääkida, sest ma olen väga praegu inimene. Nothing special. Siin on peegel ja siin saab magada. Ja ma tõin kõik enda asjad siia, aga me lähme kohe välja niikuinii. Ma veel ei tea, mis plaan on, aga me lähme kohe edasi. Vannituba on ka mega ilus. Overview. Duš. See peaks olema siis hommikusöögikoht ja mingi lounge ala. Üli cute. Ma maksin just 7.37 selle eest teistest. See ei ole hea, see ei ole magus, see maitseb nagu piim ja siin ei ole maitset isegi tunda. Me oleme jõudnud nüüd Frederiksbergi parki. See on selline koht, kus toimuvad siis Kopenhaagenis mingisugused open air kontserdid ja samuti ka jaanipäev. Jaanipäeval pidi siin olema inimesi paksult täis. Siin on väga huvitavad puud ja mingisugune väiksem loss. Ja hanid. Siin on ka hanid. Haned. Ei, no nagu näha meil eesti keel veits lonkab, kui matša läks just ümber. Siin on selline väga huvitav puu. Elin arvas, et see peaks olema õnnepuu, aga siin on lutik. Kas keegi teab, mis puu see on? Kui keegi teab, võib kommentaaridesse jätta. Elin, mis asi see on? See on väike uks. Päkapikk uks. Me sattusime Eesti tänavale ja Leedu platsile.
meie toidud jõudsid. Ma võtsin sees selle salati ja väike tastes, see näeb väga hea välja ja see on väga suur ports. See peaks koos pestoga olema. Siin on. Kana on väga hea. Väga hea toit oli, aga see oli nii suur ports, et meil on nüüd reaalselt järgmise mingi toidukorra toit olemas. Me väga loodame, et meie hostelis on külmkapp. Recommend see koht, mis sellega nimi on, sa oskad öelda? Mäll och kaffe. Väga nunnu, väga armas, selline cute, vaikne, rahulik, hinnad on norm. Ja seal oli kõik peredega, väga cute oli. Siin on eesti keeles see kirjas. Mida? Ma ei näinud seda alguses. Esimene päev on nüüd õhtusse jõudnud, kell on mingi 10:30. Me käisime vahepeal veel kesklinnas jalutamas ja ka ühes baaris, mis oli väga täis inimesi, aga see oli ülihea, hinnad olid normaalsed. Nüüd me kohe peseme ilusti hambad puhtaks. Lähme tuttu, sest homme tuleb pikk ja tegus päev. Ainus meie full day Kopenhaagenis. Imekombel ma magasin täiega hästi. Siin oli kõik nii mugav. Nagu mitte midagi ei kuulnud ka nagu väljastpoolt. Me nüüd võtame suuna kesklinna poole, mein vaatamisväärsused, aga ilm on täna nagu, ma ei tea, mis asi. Õnneks ei ole külm, üritame ikkagi nautida seda kogemust siin Kopenhaagenis. Me oleme jõudnud nüüd kõige turistilisemasse kohta ehk siis Nyhavn, mis on see tänav siin. Kahjuks vihma sajab, aga nagu see on mega kena ja suvel ma arvan on siin nagu veel parem. Kuigi suvel ilmselt on väga palju turiste ja siis siin on nagu halvem olla. Praegu on üli chill, saab vaadet nautida ilma ülerahvastuseta. Ma armastan veekogusid. Nüüd me oleme jõudnud Marmorkiriku juurde, mis näeb väga uhke välja ja me vaatame ka sinna sisse. Seal on Eesti saatkond selle ilusa kiriku tänaval. Me oleme nüüd tulnud Max Burgersisse, mis on minu vaieldamatu lemmik burgeri koht. Kui ma olen seda ainult Stockholmis saanud ja ma sain siit cheeseburgerit ja friikaid ja need friikad teistest. Mega krõmpsud, mega head. Tahan nüüd juustuburgerit ka proovida. See näeb välja siis selline. Maitse. Reaalselt parim juustuburger ever. See liha maitseb nagu päriselt liha, see ei ole mingisugune odav asi, nii et recommend. Me oleme nüüd tulnud sellisesse kohta nagu Refven ja see on selline tänavatoitude piirkond. Me istume praegu siis siin lõkke ääres ja naudime vaadet, naudime õhkkonda. Ma võtsin endale ühe krepi, kohe maitsen seda ka, peaks olema suhkru ja sidruniga, väga interesting. Ma seda sisemust veel ei tunne. On täitsa, siin on magus sidrun, väga hea. Me tegelikult oleme väga väsinud. Ühel valutab selg, teisel valutavad jalad, aga we are going strong. Tagasi teel linna sõitsime me mööda sellisest kohast nagu Freetown, Christiana. Algselt me plaanisime ka sinna minna, aga kahjuks me lõpuks ei jõudnud. Aga põhimõtteliselt see on siis üks selline linnaosades, kus puuduvad seadused. Ehk inimesed elavad seal väga vabalt ilma seadusteta. Hello, kiire update jälle. Ma olen nüüd tagasi siin oma kapslis. Sõime vahepeal õhtust. Ehk siis eilset seda salatit ja me oleme mega väsinud, just tegin näpi, aga nüüd me kavatseme minna jälle kuhugi baari välja. Aga ma käisin ka shoppamas ja for real, ma ostsin liiga palju asju, ma ostsin 4 kampsunit. Mul läks kokku mingi 70 eurot 4 kampsunile, mis tegelikult on suht odav, sest need olid suuruga. Aga ma mõtlesin, et ma teen neile väikese hauli. Kõigepealt selline cute kampsun, mis läheb eest kinni
ja siin on nagu sellised lipsukesed, roosikesed. Täpselt samasugune, aga lihtsalt punast värvi ka nagu nende lipsukestega. Need mõlemad on sellisest poest nagu Pieces. Ma ei ole sellest varem mitte midagi kuulnud, aga seal oli väga head pakkumised. Veero moodast sain ma sellise müünuga, mis oli nagu roosa. Selline üli cute, üli pehme ja mõnus. Ning lisaks veel selline veits pidulikum, esinduslikum kampsun. Elin, sina või? Kõrv, ma tegin hauli praegu. Üks asi, mis Kopenhaagenis on selline teistsugune ja võib-olla tasub ka teada, on see, et seal ei jagata shopates tavalisi mingi paberkotte või kilekotte, vaid kui sa tahad kotti, sa pead ostma endale tote bag'i. Nii et ma pidin 4 euro eest ostma endale Veero moodus selle tote bag'i. Ma nüüd üritan ennast uuesti kuidagi kokku võtta, et ennast väljaminekuks valmis panna. Ehk siis viimase õhtu veetsime ka veel baarides ja pühapäeval, ehk siis viimasel päeval, me olime küll suhteliselt väsinud, aga me otsustasime veel linna peale jalutama minna ja käia veel kohtades, kus me veel käinud ei olnud. Me oleme jõudnud Kristjansborgi lossi ja siin on tasuta vaateplatvorm. Selleks peab muidugi ka enne security checki läbima, aga muidu ma arvan, et ilusa ilmaga on siin väga ilus vaadata. Praegu on ka, nii et siia tasub tulla. Ja kuigi meil olid siis kas jalad või selg viimaseks päevaks täiesti läbi omadega, otsustasime me siiski veel viimase jalutuskäigu ette võtta ja me külastasime Taani kuulsat raamatukogu, kust avanes siis ka siin panoraamvaade ülevalt, mis oli väga ilus ja tegelikult seal on ka üks väga vana iidne raamatukogu tuba, aga kahjuks selle jaoks oli piletit vaja ja me ei hakanud seda ostma, nii et kahjuks me seda ilu ei näinud. Ja siis võtsimegi juba hostelist enda kotid ning läksime ka veel enne pikka bussisõitu välja sööma. Tulime nüüd veel enne ära minekut sellisesse kohta sööma nagu La Forreta ja siin müüakse selliseid mini pizza slice, kui pannakse ka mingi kastet veel pärast peale ja see tehakse soojaks. Ja see oli ainult 5 eurot. Nii et see on väga soodne koht, kui tahate leida Kopenhaagenis mingisugust on budget toiduvarianti. Ma nüüd proovin ka seda kohe. That's good. Recommend. Ma käisin ka vahepeal toidupoes ja ostsin siis Taanile väga iseloomuliku limonaadi nimega Faxe Kondi ja see pidavat hea olema. Lõhnab nagu Sprite ju. Maitseb ka täpselt nagu Sprite, aga see on hea. Oleme nüüd praami peal ja tulime siia kohalikku poodi. Omega mul tegelikult on vaja uusi sõrmuseid. Siin on ilusad kõrvarõngad. 40 eurot põhimõtteliselt. Ma olin suhteliselt üllatunud, et selle praami peal üldse selline pood oli, kus oli mega palju asju. Seal oli ka Starbucks, kuigi see praamisõit kestis ainult 45 minutit ehk umbes nagu Saaremaale sõit. Aga ma olin mega õnnelik, et ma sain jälle olla mere peal ja lihtsalt merd nautida ja seda mereõhku hingata. Taani taevas versus Saksamaa taevas. No nii, ma üldse ei ürita seda lõppu praegu 3. kord uuesti filmida, sest esimene kord see lihtsalt ei tulnud välja, teine kord ma unustasin mikrofoni ühendada ja nüüd siis on 3. kord. Igatahes, täna on siis esmaspäev ning me jõudsime eile suhteliselt hilja, umbes kell 11 õhtul alles koju ja ma olin liiga väsinud, et seda vlogi siis lõpetada. Nii et ma mõtlesin, et ma teen nüüd täna sellise recapi. Üldiselt ma jäin kogu selle nädalavahetusega väga rahule, see oli mu esimene kord Kopenhaagenis. Kopenhaagen on tõesti väga ilus linn. Ma mõistan kõiki neid inimesi, kes ütlevad, et Kopenhaagen on nende kõige lemmikum linn üldse. Muidugi kahjuks ilmataat meid ei õnnistanud ja ma arvan, et see oleks kordades veel parem olnud, kui ka ilm oleks olnud ilusam, aga siiski kõik sellised kõige olulisemad kohad sai ilusti üle vaadatud ning minu arust ka see aeg, mis me seal olime, ehk siis me jõudsime reede lõunal ja lahkusime pühapäeva pärastlõunal, oli täpselt piisav kõikide selliste põhivaatamisväärsuste ja kohtade jaoks. Ma teen ka kulutustest eraldi video TikToki, seega võite ka kindlasti sinna vaadata. Kes mind veel TikTokis ei jälgi, võite mind seal jälgima hakata. Ma kasutan TikToki lihtsalt enda digitaalse päevikuna. Aga jaa, selline see vlog saigi, see oli esimest korda, kui ma
üritasin vlogida siis nii-öelda YouTube'i formaadis ja ma pean ütlema, et see oli tegelikult päris palju energiat nõudev ja kindlasti on palju asju, mida ma saaksin teha palju paremini ja teisiti. Seega te võite kindlasti anda tagasisidet, kuidas teile see meeldis, kas teil on mingisuguseid soovitusi, mida ma võiksin teisiti teha, sest minu ideaalses maailmas ma hakkaksin nüüd ka siia YouTube'i vahel vloge postitama. Ma muidugi ei tea, kui regulaarselt, aga eks seda näitab aeg. Aga aitäh, kes seda videot siia lõpuni vaatasid, jätke kommentaaridesse ka see emoji, kui te seda tegite ja näeme loodetavasti juba uues videos või kui seda mitte, siis kindlasti minu TikToki kanalil.